tänased sõnumid ja tänane evangeelium, see on Johannese evangeeliumi algus, on tõesti väga teoloogilised, isegi filosoofilised võiksime ütelda, aga nii see kord Jumala sõnas on, et siin on lihtsaid kujundeid, pilte, sündmusi, aga on ka väga niisugust kõrget vaimset mõttelendu. Aga kuuleme seda sõna, mida evangelist Johannes siis on kirja siia pannud. Et tema on viimane evangelistidest. Ja tema jätab nagu selle Jeesuse lapsepõlvelood jätab vahele. Neid ei ole. Ta hakkab kohe kuskilt veel kaugemalt peale. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Oli Jumala läkitatud mees nimega Johannes. See pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinud kirkust täis armu ja tõde. Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti. Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin, see, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina. Jah, me kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, ainusündinud poeg, kes on isa rinna najal, tema on meile teate toonud. Aamen. Kuidas alustada seda suurt sõnumit päästjast? Evangelist Markus alustab Jeesuse ristimisest Jordanil. Seda meie järgmisel pühapäeval tuletab meelde Jeesuse ristimise sündmust. Väga varasel ajal kuni 4. sajandi Egiptuses on ka seda peetud nagu kõige tähtsamaks, sest jõulud tulid ju alles hiljem. Alles 336 on esmakordselt märgitud. Aga varem on peetud just Jeesuse ristimise püha. Sealt algab Markus. Matteuse evangeelium jutustab alguses Jeesuse sugupuust. 3 korda 14 põlvkonda viivad Jeesuse päritolu tagasi usuisa Abrahamini. Ja siin öeldakse midagi väga olulist, et meie usk on samast tüvest, nagu kus Iisraeligi usk. Ja öeldakse veel midagi, mis on meile võib-olla ei ole nii mõistetav, et kui ükskord me kohtume, aga nad vahest juba elavad ikkagi meie kõrval juba ammu, aga me ei ole neid märganud, neid, keda me ütleme islamiusulised, et nendel on ka seesama usuisa, Ibrahim. Aga nad nagu lähevad teist liini mööda ja mõtlevad teistmoodi Jumalast ja kõigest, mis meist ja kõigest. Aga see läheb sinna väga kaugele. Meie päästja sündis ära valitud rahva hulgast.
Ja meil on ka osa, teatud vaimulik osa ära valitud rahva ajaloost. Selle tõttu meil ei ole ainult Uus Testament, vaid on ka ikkagi Vana Testament. Kuigi varajases koguduses ja kirikutes ja Süüria kirikus ja Kopti kirikus on tänapäevani altaril ainult evangeeliumid. Vana Testament ei ole. Et need on lihtsalt rõhuasetused, mida ühises usus kristlased on nagu asetanud. Luukas, kelle Jeesuse lapsepõlve lugusi, mida ilmselt Maarja andis edasi, me kõige rohkem tunneme ja ka jõuluajal ka nautisime, aga tuletan meelde, et praegu on jõuluaeg, 12 päeva on jõuluaeg. Täna mul oli Vancouveri koguduse juhatuse esimehega Skype'i kõne ja ta ütles, et mul on väga tore jõuluaeg, et mu naine kingib mulle igal päeval kingituse nüüd 12 korda ja on jäänud veel kolm kingitust saada, et 3 kuningapäeval lõppevad ära. See on ühe vana inglise lauluga seotud, et 12 laeva tulevad ja kes teab seda laulu, siis ja kõigil on kingitused. Aga tõesti, Luuka evangeelium on väga nii südant liigutavalt kirjeldanud see kõiki neid karjaseid väljal ja nende liikumisi ja lõpuks ka kõik see on nii, et kohe teeb ärdaks. Evangelist Johannes aga läheb nagu kõige kaugemale. Sest see, mis on alguses, annab väärtuse ja tähenduse kõigele järgnevale. Eks meiegi mõtleme vahest niimoodi, et ka aastavahetusel oma vanematele käime haudadel, oleme käinud ja mõtleme, et kes olid need, kellest me oleme alguse saanud. Kuidas nad elasid, mis oli nende elu, nende rõõmud, nende kannatused. Ja kuidagi me paneme iseennast ka selle alguse valgusesse. Johannes kirjutab, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Et kui 19. sajandi alguses seal selline suur saksa filosoof nagu Hegel, andke andeks, ma niisuguse võrdluse toon, kirjutab oma vaimufenomenoloogia. See on tema niisugune esimene peateos ja Napoleon just vallutanud Weimari ja see on ainuke, mis ta sõjapõgenikuna kaasa võtab, on selle oma vaimufenomenoloogia kaenlas ja siis ta läheb. Aga selle esimene osa, seda ma õpilastelt nõuan, et nad peavad kõik seda teadma ikkagi. Esimene osa on see, et loogika, mis on alguses. Maailma vaim on iseenese juures. Ma hakkasin täna hommikul veel mõtlema sellele, et see väga sarnane ka sellele, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, see sõna oli Jumal. Et alguses on midagi, mis on veel enne suurt pauku ja kogu seda universumit ja kõik on seal nagu juba olemas. Et kui me läheme isegi nii, nagu tänapäeva astrofüüsikud ütlevad, et see on üks võimalik hüpoteesi, mis on väga levinud ja meil pole ka selle vastu midagi, et päris algusesse, kui käib see esimene plahvatus, kus veel ainetki ei ole, aga seal on kõik olemas. Seal on meie ka juba olemas, aga potentsiaalselt. Aga selle kohta siin Johannes ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, et see sama sõna, kes on lihaks saanud Jeesuses Kristuses, on juba seal olemas. Tänapäeva targemad, kui me räägime energiatest ja väljadest, siis ütlevad, kahtlustavad targemad füüsikud, et äkki siiski on olemas üks, mitte ainult väljad, vaid ka informatsiooniline väli, mis kogu seda universumit läbib, millega kogu see süsteem ikkagi nagu toimib tänu sellele.
Aga need on meie inimlikud spekulatsioonid, sest kõik, mis on suur ja jumalik, paratamatult ta võtab ka niisugusi inimlikke kujusi, nii nagu need 4 evangeeliumidki kirjeldavad ju ühte ja sama. Jeesus Kristus, maailma päästjat, tema tulekut, aga väga erineval viisil. Ja mitte ainult, et need evangelistid oleksid erineval viisil seda kirjeldanud, vaid nagu me teame varajase kristluse ajaloost, et need olid ka erinevad suunad kristluse sees, mis erinevat nägid Jeesuse Kristuse tähendust kogudusele, elule ja alles 4. sajandi lõpuks suudetakse nii kaugele jõuda, et enam-vähem nagu ühtlustub see üheks terviklikumaks nägemuseks, mida meiega kaasa tunnistama suurte kristlike usutunnistustena. Aga see eeldas midagi, mis ka täna on väga oluline, see, millest ka vend Joel rääkis, et ühte vaimu, mis meid ühendab. Meil on erinevad nägemused, me tegeleme erinevate asjadega, et ikka on astja, nagu öeldakse, et astja maitse on juures. Või nagu ütleme lihtsamalt, potimaitse on natuke juures. Igaüks, kes meid siin tunnistab või räägib või laulab või palvetab, midagi on meie elust ka, aga see ongi ka osa sellest, et sõna on saanud lihaks. Jumal on saanud inimeseks, sündinud inimesena, et meie sünniksime Jumalas. Ja siin oli ka öeldud, aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks neile, kes usuvad tema nimesse. Kes usuvad tema nimesse, neile on antud meelevald saada Jumala lasteks. Et see ei ole mingi suur filosoofia, vaid see on otseselt väga lihtsalt meie elus. Olin mina 14-aastane, tegin oma otsuse, võtsin siin samas pinkide vahel Jeesus oma ellu ja südamesse vastu ja ma sain Jumala lapseks. See hakkas minu elu kujundama. Ma ei saanud sellest võib-olla kõigest aru üldse, kus ja mismoodi ja kuhu ja see ime sünnib ikka jälle. Täna on õde Astrid siin meie keskel, keda me õnnistame kogudusse, et see on ka üks ime tegelikult, et see läbi usu, on ta suur või väike või õrn või tugev, aga sa oled Jumala laps. See on eriline arm. Aga kui sõna saab lihaks, sellel on üks teine osa ka veel, et Jumal muutub haavatavaks. Jumal muutub haavatavaks. Kogu Vana Testament räägib ühte nagu teist külge. Et Jumal on tugev, ta on võimas, ta valitseb, ta on kuninglikult, seal on võitlused, seal on väga palju välist sellist jõudemonstratsiooni, ka usklikud väga on veendunud selles, et kui Jumal on nendega ja ta on kindlasti meie templis Jeruusalemmas, siis me oleme täiesti kindlalt hoitud, midagi meiega ei juhtu. Aga juba Vanatestamendi päeval juhtub. Seal on Hiobi lugu. Seal on see lugu ka, et terve Iisraeli rahvas viiakse 70 aastaks vangipõlve. Seal on palju lugusid, mis ei kõnele ka sellest, et Jumal on see, kes võimsalt tuleb ja käsib, kamandab ja nagu sõjaväe pealik käsu korras kõik asjad liiguvad. Ta on seda ja ta ei ole ka seda. Kui sõna sai lihaks ka meie elus, siis ta on ka meie elus haavatav. Võib-olla tänu meie inimlikkusele, võib-olla tänu sellele, et see inimlik võib väljenduda väga mitmel viisil, et kas me oleme depressiivsed või nagu väga selles mõttes õrnad, aga ta võib väljenduda ka selles, et me oleme võib-olla oma karakterilt niivõrd tugevad ja niivõrd sellised nagu lendame igale ühele peale ja tahaksime kogu elu korraldada ja kamandada, aga see ei ole ka Jumala plaan.
Jumal meie sees, Jeesus Kristus meie sees on haavatav. Ja nüüd see teekond, mida me läheme koos Issandaga, läheme, on Jeruusalemma, elame kaasa selles kohas, ta õpetab, mis ta teeb, kuidas teda üljatakse. Siin oli ka öeldud, Johannes ütles, et ta paistis nagu valgus pimedusse, aga see pimedus, see maailm ei võtnud teda vastu. Ega uuel aastal ka ei ole suurt arvata, et nüüd kõik maailm plaksutab ristirahvale ja Kristusele. See on nagu üks teine suhe. Me päriselt ei tea, mida inimesed oma südames mõtlevad. Ma mõtlesin, see oli minu jaoks, mis paneb päris mõtlema. Eile paljude asju valmistas ette jumalateenistust ja vahel puhkad, võtad mõne teise raamatu kätte ja loed ja oli mul üks niisugune üllatus, mida ma tahan kirjandusõpetajaga rääkida. Seal on meid mitu koolis. Et 19. sajandi lõpu kirjanikud, aga seal on ka väga palju selliseid ateistlikke ja jumala vallatud ja niisugusi negatiivsete mõtetega kirjanikke, üldse kultuurikriitilisi ja nii. Aga ühte asja, mida mina ei teadnud. Ikka, ma mõtlen ka, et ma olen ka õppinud, aga ei teadnud. Ja see väga lihtne asi oli see, et tol ajal oli tavaks see, et autor ei samastanud ennast kunagi sellega, mida ta kirjutas. Vaid vastupidi. Ta kirjutas sellest, mida ta ei olnud põhiliselt. Kõik see oli midagi muud ja selle tõttu kogu kirjandusteadus ja kirjanduskriitika, mis tegeleb selle ajastuga, tegelikult tegeleb sellega, et kes need autorid ise tegelikult olid, aga mitte sellega niivõrd alati, mida nad kirjutasid. Et see on suur vahe. Ja mul on see tunne ka, et ka tänapäeva maailmas, et see, mis me kuuleme oma ümber, ärme võtame seda väga kõike südamesse, sest üks asi on see, mida need inimesed räägivad, sest nii räägitakse. Ja teine asi on see, kes nad tegelikult on. Oma südames, varjatult. Ja seal on väga palju igatsust elava Jumala järele. Seal on väga palju seda, et tahaks olla ka Jumala laps ja suure perekonna liige. Ja mis on võib-olla see kõige tähtsam ka uude aastasse kaasa võtta, kui me mõtleme niimoodi, et Jumala silmade järel, et väga tugev üks võrdlus on, millest räägitakse, et kõik Jumala lapsed on nagu, ja Jumala kogudus on nagu Kristuse pruut, valmistub suureks pulmapühaks. See on niisugune väga ülev. See puudutab eriti neid, kes siin alles valmistuvad abiellumiseks uuel aastal, aga ma saan aru, et siin vend Mark, et sina näed nagu seda, kes istub sinu kõrval, nagu oma pruuti, oma tulevast abikaasat. Aga meie siin, vennad ja et kuidas näeme meie ka oma kaasinimesi? Kas me näeme neid kui Kristuse pruuti? Ka neid, kes ei ole kogudusliikid, ka neid, kes ei ole veel oma patuse palvet teinud. Kas me usume sellesse, et Jumal näeb ja tahab, et kõik saaks üheks, kõik saaksid päästetud, oleks Kristuse pruut. Meil oli üks arutelu ühel nõupidamisel, kus tekkis ka küsimus, et kes elab arm, et siin loeme ka Jumala armust ja käsust ja Johannes ka kirjutab, et käis armu ja tõde, Kristus ilmus meile
ja seal anti sellele arutelule hinnang, et aga vaat need vennad on käsumeelsed. Need on nagu variserid ja kirjatundjad, et neil on niisugused mõtted. Ja mul tuli see südamesse, ma ütlesin, et vennad, mis juttu te räägite, et kõik on Kristuse pruudid. Mitte ainult need vennad ja õed, vaid veel enam. Need ka, kes täna veel ei ole meie keskel. Me ei tea, keda Jumal uuel aastal liidab meie kogudusega. See on kõige hämmastavam asi, mida ükski teooria ei suuda välja mõelda, et keda Jumal liidab selle kogudusega või mõne teise Pärnu kogudusega. See on Jumala vaimu kutse, tema tee, mismoodi see kõik on, ei oska seletada, aga see on nii. Sõna saab ikka jälle lihaks, aga ta on ka haavatav. Aga selles haavatavuses me näeme ka tema kirkust ja au. Me läheme koos Kristusega uus aasta, me läheme vastu suurtele pühadele. Aga need pühad algavad reetmisega, ristilöömisega, leinaga ja siis ülestõusmisega lõpevad. Kogu aasta esimene pool kuni nelipühine me räägime siin kojas Jumala suurtest tegudest. Ja teine pool pärast nelipühi räägitakse sellest, mida Jumal võiks inimeselt oodata. Ja lõpetame jälle aasta surnute mälestuspäevaga. Aga mitte lootusetuses, vaid lootuses. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme aga pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse, ütleb apostel Paulus Rooma kirja 8. peatükis 17. salmis. Et kui me ka kannatame koos temaga, siis me ka koos temaga meid ka kirgastatakse. On ilus aeg, mis meie ees on Jumalast, see on ka kõik piiblis kirjas. Uskmatud võivad uskuda või mitte ja lugeda kust Babylooniast või kust, aga 6 päevad tuleb tööd teha, 7. päev peame hingama. Meil läheb kaasaegses maailmas küll kõik segamini käest, aga ikka katsume seda rütmi hoida, sest see aitab meid, hoiab meid tervena. Ja see hingamine ei ole lihtsalt hingamine, vaid see on hingamine tema sõnas, pühas vaimus. Tema vormib meie elu ka heades tegudes. Ja nagu Jeremia ütleb, et sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Et need mõtted, mis Jumala juures on algusest peale, on rahu ja tuleviku mõtted. Ja ka niisugust suvist pilti vaadata keset talve. Kontrastid on suured, aga elu ongi täis kontraste, täis vahevärve ja meie osa on võtta ka sellel aastal, nagu Johannes ütleb, et jah, me kõik oleme võtnud tema täiusest ja armu peale. Ammutada tema täiusest. Meie ees on täna leivamurdmise laud. Ristimine meie elus on ühekordne sündmus, aga iga kuu üks kord me tuleme, et oma lepingut uuesti kinnitada. Aga lepingu peamine osanik on Jumal oma pojas Jeesus Kristuses. See on ka, et me võtame tema täiusest armu peale. Me ei ela mitte oma täiusest, vaid Jumala täiusest ja võtame armu peale. Olge siis õnnistatud. Aamen.